Sellel asukohal on väga pikk ja huvitav ajalugu olnud, et tegelikult siis juba 20-ndatel tehti see esimene tehas, mis oli pisikene, asus täpselt selle sama koha, kus me praegu oleme. Ja siis see tehas laienes järk-järgult Eesti ajal päris nagu intensiivselt. Kui meie selle objektiga tegelema hakkasime, oli siin siis vähemalt 11 eri etappi hooneid, mis olid kuidagi lõppkokkuvõttes nagu üksteise peal risti ja põiki kokku ehitatud, midagi lammutatud. Ja see andis meile nagu sellise põneva nagu lähtepositsiooni, et teisest küljest kõik need eri etapid ja see selline ajalooline kihistus oli asi, mida me püüdsime võimalikult palju säilitada. EKA-s hetkel on 400 ust, millel on siis Abloy võtmesäri. Abloy on nagu hea turvaline valik. Kindlasti projekteerimise faasis on see ülesande püstitus peab olema täpne, ehk siis mis on ruum, kes on tavakasutaja ja kuidas ta siis ruumi pääseb, kas pääseb mugavalt ja siis vastavalt sellele peab olema see võtmelukk siis välja mõeldud, et see on kindlasti tähtis. Eripära on kindlasti hoone funktsioon, ühest küljest on ülikool, aga teisest küljest ka ikkagi nagu kasutajad, et ta on kunstiülikool. EKA siis õppehoones tipptunnil neljapäeval kell 2 võib olla majas umbes 2000 inimest. Lukusüsteemi peame turvaliseks, meil on vaja kaitsta nagu perimeetrit, aga üldiselt me oleme nagu rahul. Kõik need algsed kihistused, mis me üritasime säilitada, et me ei tahtnud nagu neid uue viimistlusega katta. Ja seetõttu me nimetasime neid siis vanu seinu nagu lõuenditeks ja võib-olla kõneka sellise faktina võiks öelda, et see on äkki maailma kõige suurem lõuend siis.